Nii, kell on umbes 3:12, et ei ole isegi veel keskpäev ja ma olen juba Tallinna lennumas tagasi, nii et kõik 4 segmenti sai edukalt tehtud. Et hommikul läksin Riiga, sealt läksin siis Stockholmi, sama lennuki tulin Stockholmist tagasi Riiga ja Riiast tulin nüüd tagasi Tallinnasse. Ei ole veel isegi keskpäev. Väga huvitav meelelahutus oli, väga meeldis. Oleks eelistanud, et alguspunkt oleks olnud Tallinn. Jah, seda küll. Aga ma sain ka palju targemaks, ma sain ka aru, miks neid Rootsi vange hakatakse siia tooma näiteks. Et ütleme, kui ma võtan puhtalt seda füüsilist tasandit, siis Tallinna lennujaam on ikka super luks. Et no ütleme, ei ole isegi seda äriklassi salongi tihti vaja, sest näiteks seal tualettruumis on näiteks üks kabiin, kus on selline suurem, kus on ka mingi laste varianti, kus sa saad vabalt ennast natuke kasida, eks ju. Ja siin on hästi palju igasuguseid selliseid nurki, kus saab oma mobiili laadida, see on tavaliselt mingi äriklassi salongi privileeg, eks ju. Stockholmis oli täielik nagu mingisugune peldik, eks ju, praktiliselt ei olnud võimalik leida kohta, kus laadida mobiili, eks ju. Mingi turvaukse kõrval leidsin ja seal oli ka ühe jala peal seistes umbes. Hästi puhas on Tallinna lennujaam, võib-olla mitte nii puhas kui idamaades ja Kaug-Idas, aga Euroopa mõttes ikka väga puhas. Ja Läti seal Riias ikka vahepealne, kuigi Riias on ju paremad toidud. Aga jah, Stockholm on kuidagi väga alla käinud, väga jube. Ja ma saan aru, mis need vangid siia tuuakse. Ma saan aru, aga kui Eesti on väärikas riik, siis peaks ikka arvestama, et need vangi siia ei toeks tulla. Ja ütleme, võib-olla nad tuuakse mingisuguse eri charterlennuga, ma ei tea, kus nad siia tuuakse, aga nad hakkavad vabanema erinevatel aegadel. Ja leping on selline, et ei tohi vabaneda Eestisse. Ja peavad vabanema Rootsi ikkagi ja siis nad viiakse vähemalt 1 kuu enne vabanemist Rootsi tagasi. Neil ei ole vabanemise aeg samal ajal, eks. Siis ei ole mingit erilendu. Näeb seda, et see tagumine rida mingitest Air Balticu, SAS ja ma ei tea, mis lendudest hakkab olema siis nagu vangide transport, jah. See on tavapärane, et tagumis reas on. Seal on üks on siis nagu, kumagi peale ümber on siis tavaliselt mingid valvurid ja siis ta on keskel, pannakse tavaliselt, minu meelest, kui need õhku tõusevad ja maanduvad, võisi käerauda olla. Et siis on, aga muidu on käerauda ja pannakse mingi käterätt midagi sinna peal tavaliselt. Välismaal tehakse niimoodi. Mis on naljakas, sellepärast, et kui ma ise reisin, siis on 2 võimalust, kas ma olen äriklassis või turistiklassis, eks. Kui ma olen äriklassis, ma tavaliselt esimeses reas ja kui ma olen turistiklassis, ma tahan olla võimalikult taga, ideaalis viimases reas. Nii et vangid võtavad ära minu koha. Aga ma ei hakka võib-olla Rootsi enam sõitma. Nii et võib-olla ei võta ka. Aga jah. Aga mis on Tallinna lennujaama ebameeldiv on see vaimne aspekt, et siia ei ole ainult füüsilises aspektis, eks ju, on ka selline vaimne, eks ju. Et mu elus on kõige õnnelikumad kohad olnud, kus ma võib-olla olen väga sellistes koobastes ja sellistes kohtades, et inimesed tarduksid õudusest, eks ju. Seetõttu ei saa kunagi vastata, et kumb on parem, kas telgis metsas olla või kuskil 5-tärni hotellis. Seal ei ole õiget vastust, eks ju. Et mõnikord võib-olla telgis metsas palju parem. Et see oleneb ka sellest vaimsest aspektist. Ja vaimne aspekt on Tallinnas natukene halb. Et see ei ole hea. Ma üritasin skaneerida seda äriklassi salongi, seda koodi seal, et mingi küsitlus, et kuidas paremaks teha. Unustage ära kellaaeg. Et kui te iga kell pakkuge sooja toitu ja duši keelud ka paremal duširuumis. See oli mingisugune väga selline, mitte kõige parem. Aga need on pisiased. Ja šampanjat võiks olla kaava asemel. Jah, muidugi, šampanja. Miks see kaava on? Vähemalt ei olnud Prosecco. Kaava on sama tehnoloogia, mis šampanja. Aga vägev, et ära tegin. Et nüüd on selline lapsepõlve mõnistus täidetud. Ja 4 segmenti, 4 staatuspunkti ka juures, nii et see on natuke nagu mileage run, nagu öeldakse inglise keeles, see miilijooks, eks. Ehk neid krüptolennuki punkte enam ei anna Air Balticus alates juulist, aga neid äriklassi ülemineku kuponge annavad ikka. Nii et iga 10 sekendi eest, nii et saab minna seal. Võtame Barcelonasse näiteks hommiku, ma ei tea, mis kellal, vähe vist hommikul, aga õhtul, kurat. Barcelonasse minna näiteks siis, ma ei tea, šampanjat juua.
Nii, ma nüüd laen see mobiili. Eestis on hea, siin Tallinnas on hea, iga pool saab laadida, iga nurga peal saab laadida vabalt. Et see on täielik luksus, sellepärast, et Stockholmis sa ei saa seda teha. Ja Riias enam saab, aga mitte nii palju kui Tallinnas. Ja. Nii. Mis seal Stockholmis veel huvitavat oli? Et ma tahtsin ostan mingi suveniirirut enne, kui ma lennukisse tagasi läksin, eks ju. Ma läksin sinna poodi, eks ju, sinna duty free või tax free poodi, eks ju, ja siis leidsin selle hästi ilusa disainiga Rootsi džinni pudel ja mõtlesin, ma ostan selle endale mälestuseks ja joomiseks ka muidugi. Ja siis läksin seda maksma ja küsiti pardakaarti, näitasin pardakaarti, mis oli mul sellel hetkel siis, järgmine oli siis Arlanda Riia. Siis küsiti, kas tal on mingi järgmine lend ka, mis oli väga imelik küsimus iseenesest, tavaliselt nad ei küsi sellist asja. Ja ma ütlesin, et on küll jah, et kuhu ta järgmine lend on, ma ütlesin Tallinnasse, eks ju, Tallinn jah. Ja siis, et Taimaale jah. Ma ütlesin, ei Tallinnasse. Ja selle peale ütlesin, et ei tohi osta alkoholi, kui te lähete Euroopasse. Ja mis ma praegu kahetsen, kui ta küsis, et järgmine on Taimaale, ma oleks pidanud nagu hajameelselt noogutama, ja Taimaale. Ja siis äkki ta poleks küsinud seda teist pardakaarti näha, ja kui poleks küsinud, ma oleksin saanud selle džinni pudeli. Aga, ja kui oleks küsinud, siis ma ütlesin, ma kuulsin valesti ja mõtlesin, et ta ütles, et Tallinn. Ja. Et see on sellest nagu õpetus, et kui küsitakse Rootsis, et mingi järgmise pardakaardi kohta ja ütled Tallinna, küsivad Taimaa, siis noogutage hajameelselt. Siis on võib-olla võimalus see džinn ka kätte saada. Ja mina ei saanud, mul ei lubatud osta. Ja miks ei lubata, siis miks ei lubata, et Rootsi seadus ei tohi osta. Ja siis mida ma tegin, ma ostsin mänguasja. Mänguasja lubati osta. Ja isegi pardakaarti küsitud mänguasja ostmiseks. Väga huvitav. Võib-olla see on tax free see mänguasja. See oli see Nordic Teddy. Sebrale sõber. Sellise ostsin. Ja selle müüs mul üks muhameedlusest naisterahvas, kellel oli kõik see rätt peas ja kõik. Nii et hästi rapane on hästi. Kõik veetsed olid uniseks ja see, mis ma käisin, see oli täpselt selline nagu Vene ajal olid veetsed. Ja ma mäletan, kui Lennart Meri käis kunagi Tallinna lennamas seda veetsest intervjuud andmas. No see Arlanda veetse oli nagu Vene ajal veetsed. Ja, et see selline allakäik on Rootsi. Ma mäletan, ma Rootsis olen käinud aastaid tagasi, eks ju, siis sellist asja ei olnud. Nüüd on selline räpane selline, ma tegin isegi väikse filmikese selle, ma kuskile panen üles. Nii et, jah, et mul on täiesti aru saada, miks need vangid seal tulevad. Täiesti aru saada pärast seda, kui ma seda käisin. Rohkem ei lähe, rohkem ma Rootsi ei lähe, aitab. Nii.